Aitäh, Kristina, ja nüüd on meie ees Pannoo autor Siiri Taimla-Randmala. Aplaus peaks olema veel tugevam. Taaskord siin, jah. Ma tahaks teile räägida selle Pannoo sünniloost natukene lähemalt, et see kõik sai alguse peaaegu täpselt aasta aega tagasi, aprillikuus, kui minu ühendust võttis Kertu Saks ja palus, et ma teeksin siia ERMi tõenäoliselt Eesti ühele suuremale seinale selle 500 aasta kohta sellise joonistuse. Ja ta andis mulle üsna vabad käed. Ma olin sellest väga üllatunud, et mulle selline vabadus anti ja muidugi väga rõõmus selle üle. Jah, et kogu see protsess on olnud üsna pöörane, et minu iga hommikuseks kaaslaseks on olnud Piret Kriivani Eesti lugude sari, olete kindlasti kuulanud neid 20 aasta jagu sarju, et seal on väga palju Eesti raamatuloo kohta, et need, mis kõik vähegi seotud olid, ma läbi kuulasin ja loomulikult raamatukogud, see on uskumatu, kui palju raamatuid nad lasevad seal koju tassida ja siis neid kuudeviisi pikendada. Aga räägiksin natukene ka selle Pannoo vormist, et see on väga hea koht, kus te kõik seisate, sest sealt on hästi näha, et see on kukepeakujuline. Et võib-olla olete seda juba kuulnud või kuskilt pressiteatest lugenud. Seal on nokk, seal on uhke hari. Et kuidas see juhtus? See oli nii, et kui ma umbes 100 sündmust olin välja valinud, mille kohta see Pannoo teha ja nendele väiksed pildid juurde joonistanud, siis sellest joonistus välja kukepea. No tõesti. Ja sellel oli mul muidugi hea meel, sest et Eesti lugemine saab ju alguse Forseliuse aabitsaga ja kukepildiga. Ja kukepea juurest jõuame kukesilmani, ma ei tea, kas te ka seda näete. See on siin üsna keskel, see tark loomake ehk see siil. Ja siit tuleb mängu Sirel Heilloo, kellega koos me ühel hetkel seda edasi hakkasime toimetama ja ta aitas kogu seda kukepead ohjes hoida. Nimelt tema ütles, et võiks äkki kuskile Kalevipoja juurde lisada ka tema targast nõuandjast siili. Ja nii saigi see tark loomake selle kukepea silmaks. Ja millest ma veel tahtsin teile rääkida on numbritest. Mina ei ole numbriinimene ja võib-olla mitte ka paljud teist ei ole siin numbriinimesed. Aga selle Pannoo juures on mõned väga kõnekad numbrid. Ja ma ei hakka eelarvest rääkima. Et mis te arvate, mitu inimest selle Pannoo peal lendab? See tähendab, on jalad maast õhus ja millegi abil lendab. Väike vihje, Jeesuse vanus. Just, 33. See on miski, mis iseloomustab tõenäoliselt seda Pannood, tekitada natukene seda tunnet, et kergitada meid õhku kogu selle üüratu ajalooga. Ja võib-olla teine huvitav number, mis ma tahaks välja tuua, on, mis te arvate, mitu inimest siin Pannoo peal laulab? 17, mis on ka päris palju ja ütleb ka nii mõndagi meie raamatu ajaloo kohta, sest laulmisel on meie kirjaloo alguses väga tähtis osa. Ja praegu te küll ei kuule, aga kui te aasta jooksul siia ERMi veel satute, sest see jääb terveks aastaks siia, siis siin on ka audiolahendus, kus on kuulda Pärt Uusbergi seadet Treigi rahvakoraalile ja veel paar väikest heli, väga ilus, arvestades ka saabuva laulupeoga. Aga üks hea uudis on mul teile veel ka, see ripub mul siin käe otsas. Nimelt, te saate selle Pannoo endale ka koju kaasa võtta, sest me oleme teinud teile sellise tegelusraamatu. Siin sees on ka see Pannoo lauamänguna olemas muideks. Ja see on valminud Kätlin Vainola juhtimisel ja ERMi haridusmeeskonna targal nõul ja jõul. Üks minu lemmikülesanne siit on näiteks Käsu Hans, kes on seal ülal tuleleekides koos Kristjan Jaak Petersoniga, sest olles üks Eesti esimene luuletaja. On selline ülesanne siin, et on labürint, kus Käsu Hans Põhjasõja ajal peab jõudma Toomemäelt läbi leekide Emajõe juurde Karjaväravani ja tuleb teda aidata natukene. Aga kõige selle kõike hõlmava protsessi juures, nagu te aru saate, tuleksin kindlasti välja tuua meie produtsenti Maris Klaas,
kes on igal sammul meile toeks olnud. Ja loomulikult digitrükk, kes selle tehniliselt siia kõik seina asetas, see oli ka ju puhas ime siiski gravitatsiooni ja kõike arvestades. Ja loomulikult alati tuleb tänada oma perekonda, oma abikaasat Tanel Rannalat, kes sellele kõigele kogu aeg jah ütles. Aitäh, Siiri! Vaikselt tuleb lõpetama hakata. Viimased sõnad tahtsin veel öelda, et paar päeva tagasi avastasin, et tõenäoliselt oleme siiski teinud Eesti kõige suurema pannoo, täitsa juhuslikult. Ja see on ju igati vääriline tulemus, sest et alles 500 aasta pärast saabub sarnane päev. Aitäh teile! Aitäh, Siiri! Kuraator Sirel Heillood, kahjuks ei saa meiega seda kaunist hetke jagada, teda pole hetkel kodumaal. Aga kas meil on võimalus tema abikaasa Toomaga? Kas Toomas on meiega kuuldel? Oo, Toomas, tule siia, räägi. Räägi nüüd täpselt ära, mida abikaasa käskis sulle öelda.